oleme näinud nüüd pea 2 erinevat valdkonda meie rahvakultuurist. Üks oli muusika ja teine on meil siin samas silmees. Need saanitekid pole siia ette pandud juhuslikult. Kui me neid vaatame, siis näeme näiteks siin minu poolt seda punast, kus peal on päris huvitav ehtne ürikandi muster. See on just omane sellele paikkonnale, sellele piirkonnale ja räägib oma lugu. Nimelt siin peal on väiksed lapikesed, mis viitavad sellele, et on olnud põllurahvas ning samas on ümber ka selline siksa, mis kujutab siis nii-öelda kaitsan roome. Igal asjal on oma lugu. See tekk jõudis meie Järvamaa muuseumisse mitte nüüd mõnikümmend aastat tagasi, vaid mõni nädal tagasi. Nimelt me korraldasime jõulude aeg Kesk-Eestis huvitava aktsiooni. Nimelt küsisime inimeste käest, et kellel teil on veel alles kodudes vanu saanitekke või kattevaiku. Mõtlesime isekeskis, palju need ikka on, et 10 keski oleks tore. Aga oli suur üllatus, kui esimesel advendil oli muuseumis ligi 60 vaiku. Ja mitmed nendest pärlitest on jõudnud ka meie muuseumis. See näitab, et inimesed hoiavad veel seda alles ka materiaalselt, mis on nende tähtis ja mis kõnetab neile lugu. Aga väga suure väärtusega on ka lood. Räägin teile ühe huvitava vahejuhtumi, mille mulle jutustas ka Järvamaa mees Kuno Arek. Tema on pärit Järsikust. Tema on kuulnud sellise loo oma vanaema. Nimelt, tema vanaema oli väga tihti kirikus käida. Ja seetõttu teadis ta palju kirikulugusid. Aga Järva-Jaanis oli selline kirikuõpetaja, kes millegipärast rahvale väga palju ei sümpatiseerinud ning pühapäeviti väga kirikusi käidud. Mida kirikuõpetaja tegi? Ütles, et tuleb ühe suure ilma imega hakkama saada, siis rahvas tuleb kirikusse. Ja mis see ilma ime oli? Lepiti kellaminega kokku, et kui kõlab aamen, peab lendama altari tagant välja tuvi. Kellamess saadi kätte, tuvi püüti kinni, jutus käis ja kõlas ka aamen selle saanud. Aga tuvi ei olnud mitte kuskil. Tuli vaid altari tagant välja üks tahmane pea ja üle kiriku. Kass ei tuvi ja oligi vähem käis. Ma arvan, et siin juures on täiesti sobilik tsiteerida Vigalast üles kirjutatud vanasõna, et valel on lühikesed jalad. Ja ühtlasi öeldakse Raplamaal, et ära peta lolli, peta tarka, kui ta ennast petta laseb. Aga nüüd siis tõepoolest Kesk-Eesti juurde. Sellest, milliseid uskumusi ja tõekspidamisi on teada Kesk-Eestis. Seda tutvustab meile Kirjandusmuuseumi teadur ja rahvakalendri üks tublimaid uurijaid Mall Hiiamäe. Siia oli meil võimalus terve Eesti Rahval televiisorist vaadata Eestimaa kaarte erinevatest aegadest. Ja huvitav, kas see mõte tuli enne sellele toimkonnale või tuli ta meile, igatahes ilma geograafiliste kaartideta täna läbi ei saa ja minagi palusin, et mulle siia pandaks üks selliseid kaarte, mille järgi ma saan näidata siis Kesk-Eesti erijooni. Ja see on siis maakondade kaart omal ajal kõige tuttavam ja siin on värviliselt peal need paigad, millest me täna räägime. Ja kena oli kuulda sellest, kuidas erinevad mõjustused, kultuurilised mõjustused ja ka geograafilised mõjustused on muutnud meie elulaadi siin, kujundanud seda ja selle järgi arvestatakse, et on olemas ka nii-öelda see tee, kuidas on jääaeg liikunud ja missugune piirkond ennem jääd välja pääses, siis on siin geoloogilised piirid, mille järgi näidatakse, siis on maaviljeluse arenemise ajad ja varane maaviljelus, mis on meie kultuuri toonud erinevaid ühisjooni ning kes tuleb mulle appi, ma ei oska seda rihtida, ma vajutasin valele nopule. Ja
Ma sain ise aru, milles asi on, nimelt ma ise arvutiga ei tööta, kuni mu silmad ei kannata heledaid valgusi. Nii et see asi sai kohe korda ja tegelikult tahakski praegu rääkida rohkem sellest kultuurilisest Eestist ja Kesk-Eestist ja selle järgi me võime arvestada, et kui geograafiliseks Eesti keskpunktiks loetakse rohkem Pilistvere ja Põltsamaa kihelkondi ja seda kanti ja ollakse isegi uhked, et vaat siin täpselt on see koht, siis kultuuriliselt ei ole see küll kaugeltki nõnda. Ja kui nüüd vaadata neid piirkondi, siis tuleb arvesse võtta siin erinevaid rahvaluule liike, mille järgi on rahvaluule uurijad siis eraldanud neid Eesti perifeeriaid, kus on teiste kultuuride mõjustused ja selliseid alasid, mis jooksevad kuskilt Eesti nurgast kiirtena üle Eesti välja. Ja kui nüüd alustada muinasjuttudest, siis muinasjuttude uurija ja piiritõmbaja professor emeritus Pille Kittmann on praegu siin saalis. Ja siin on ka Soome autorid öelnud niimoodi, et see muinasjuttude joon jookseb läbi Eestimaa, aga ka läbi Soomemaa ja sealt Karjala piiri pealt ja Valgevenesse välja, kus on ida ja lääne mõjud ulatuvad kokku ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et kust kaugelt idast on muinasjutud liikunud kas Euroopa kaudu Lääne-Euroopa poole pealt või Konstantinoopoli pealt ja Eestis nad kokku saavad, siis juba niivõrd rahvusvahelise žanri puhul on tegemist ikkagi niisuguste kindlate suundadega, kuidas ta liigub ja Eesti on selle poolest hästi rikas. Järvamaa jääb sinna keskpaika ja kui me võtame regilaulude uurija Herbert Tampere, siis tema on arvestanud seda, et küllalt tugev mõju on sellel keskmisel maaviljeluse piirkonnal ja põhjarannikul on küllaltki palju sellist regilaulu, mis on samuti Soomes ja siis ma peaksin endale abilise kutsemasket, kes kogu aeg näitaks. Ja see läheb siis edasi lõuna poole tõesti läbi Järvamaa ja tuleb siia lõuna poole. Ja see on olnud siis niisugune vana piirkond, kus on meil Kalevala värsiline see regilaul ja hästi vanad regilaulu tüübid ja Eesti rahvalaulud viisidega selles seerias on need kõik läbi iseloomustatud. Siis kui me võtame meie ühe noorema uurija Maris Arve analüüsi, kes on jälginud seda, kuidas liigendub see regilaulu värsimõõd, siis see jaotus on jälle natukene teistmoodi, kusjuures on nii, et Lõuna-Eesti poole pealt siiski Viljandimaa on teistsugune värsimõõdu ala, teistsugune lauluala sarnane Lõuna-Eestiga ja läheb nagu Põhja-Eestisse sisse, mida näiteks ei saa öelda mõnede teistide liikide puhul. Siis on meie ainumas rahvaluule eriala akadeemik Arvo Krikmann, kes on tuntud kui vanasõnade uurija, temal on see lääne-eestiline piir ulatub natukene kaugemale sisemaale, kui nüüd teiste jaotuste puhul, siis meie rahvaluule arhiivi looja ja algataja Oskar Loorits, kes ise oli Kõpu kandist pärit, tema on kõige rohkem olnud usundi uurijana tuntud ja tunnustatud ja tema järgi lähevad seal mingisugused usundised erijooned natuke teist liini pidi, näiteks Lõuna-Eesti või õigemini Kagu-Eesti ulatub natukene kaugemale sisemaale ja kui nüüd võtta need piirkondlikud erijooned, siis igalühel on veel eraldi seal nagu põhjarannikul, kus on Soome mõjud hästi palju tugevad, need on ka minu kodukandis Kirde-Eestis, samuti siis idaslaavi mõjud, mis on kogu idapoolses Eestis, siis kagu poolt tulevad kogu aeg sisse. Ka slaavi jooned ja Leedu, Läti ja ütleks isegi, et need Lõuna-Eesti lõunapoolsed kihelkonnad on üsna sarnased
Põhja-Lätiga, näiteks Herbert Tamper on öelnud Viitsemet sarnaseks ja selgitanud neid ühisjooni, sealt me oleme saanud regilaulu, refräänid ja muu sellise. Nii et see on seletatav sellega, et Läänemere, Soome ja Eesti ühisajast ja Läti ühisajast on need jooned juba tekkinud, need hästi vanad jooned. Ja siis tuleb kindlasti arvestada, et väga tugev kultuurisuund tuleb germaani rahvaste kultuurist, tuleb lääne poolt ja suures osas mõisate kaudu. Oli aeg, kus me saime mõisatest rääkida ainult halba. Nad on meile palju halba toonud, sest me oleme orirahvas, aga samal ajal on juba 19. sajandi teisel poolel on nende kultuuri huvid olnud väga suured ja need on üle Eesti toonud meile näiteks kas või jõulupuu ja muud sellised, mida me ei oskaks arvatagi, et see ei ole meie põhiline komme. Ja mis ma kõige viimaseks nüüd jätsin, on see suund, mis on põhimõtteliselt rahvakalendri puhul kõige varasem, kõige vanem ja kõige tugevam ja see on siis see, mis on Eesti kihelkondadesse mõjunud läänest üle Lääne-saate ja siis loode poolt, see on siis Muina-Skandinaavia mõju, selle koha pealt on palju ühisjooni. Ja üldiselt on siis eraldatavad ka põhi, lõuna, ida ja lääs ja siin on hästi tugevad kultuuri erinevused. No kuidas selle Järvamaaga siis saab, mis peaks olema seal lausa sisemaal ja keskmes, et mis sinna siis ulatub ja kas sinna siis risttuuled toovad midagi või ei too. Siin on niimoodi, et kasutusel on siis kartograafiline meetod, millest me juba eelmises ettekandes saime palju huvitavat, sest see näitab täpselt ära, kus kohas on need milleni ja kus saadik ulatab mingisugune kultuurinähtus. Ja siin on siis 1920. aastatest Ilmari Manninen oli see, kes töötas Eestis ja algatas ka Eestis selle kartograafilise uurimissuuna. Ja seda on meil siis ka üsna palju kasutatud ja kasutusele võetud, seda kasutavad dialektoloogid, seda kasutavad folkloristid ja etnograafid samuti ja see aitab siis näitlikustada seda, mis kusagil on. Ja ma peaksin nüüd minema sinna teile mõnda asja näitama, aga ma loodan, et te vaatate ise ka korralikult järgi. Kui ma ütlen, kus kandis see on ja siis ma ei pea mikrofoni juurest ära minema. Ei järge nähke vaeva, küll me saame hakkama. Ja, aga kui see punkt läheb lakke, siis ise jah. Nii, ja uurijate ülesanne ongi see, kuidas nad siis neid kultuurid kontakte seal oskavad välja näidata ja see võrdlev ajalooline uurimine on olnudki üsna oluline eri aegadel, et kuidas see levikupilt on selliseks kujunenud, see on nüüd juba natukene keerulisem, sest see on kujunenud ju läbi aastasadade. Ja see Põhja-Eesti on tegelikult, kui võtta nüüd siin Rapla Vaamare ütles, et võrdleme kõike see elevandiga, siis mina arvan, et see teema, millest mina lähtun, et see on siis sama, mis oleks elevandi jalg. Sest et rahvakalender on ikkagi väga oluline olnud just elatusaladega, põhielatusaladega seoses, sest meie kalender on 19. sajandi keskmine ikkagi olnud põlluharijate ja karjakasvatajate kalenderi ja see ulundiline pool on kõik sellega väga tugevalt seotud. Ja on üks oluline eraldusjoon veel, millest räägite, vaadake, otsige üles, kus on Pärnu linn, seal lahe sopi sees ja vaadake, kus on Narva, seal Kirde-Eesti nuka peale, tõmmake mõtteline kriip sellest läbi. Te näete ka seda, kuidas siin isegi maakondade piirid jooksevad natuke seda pidi ja tavaliselt ollakse hädas Pärnumaa Mihkli kihelkonnaga, sest see jääb nagu kahe vahele. Aga üldiselt on rahvakalendri koha pealt väga paljud kultuurijooned jooksevad niimoodi, et just see
just see põhjaloode ja läänepoolne mõju ulatub sinnani ja kui seda piiri niimoodi mõtteliselt rõhutada, siis näiteks see, et kui jõuluajal visatakse kõrsilakke, et kui nad parte külge kinni jäävad, siis järgmisel aastal tuleb hea viljasaak, siis see on olnud niivõrd üldine komme, et see ulatub päris Võrumaani välja ja sealt usute või usu Võrumaalt edasi enam seda levikukaartide peale ei tule, nii et komme lõpeb sinna, aga osa on niimoodi jälle, et nad lõpevad juba märksa varem ja jäävad Harjumaale pidama ega jõua isegi Järvamaale ja selliseid näiteid ei ole mitte vähem. Ja mõnegi kultuurinähtuse poolest on niimoodi, et nagu Põhja-Eesti on kirja, keele arengu ja kõige poolest ka nii-öelda sotsiaalmajanduslikus mõttes arenenud selliseks erinevaks Lõuna-Eestist, siis ka mõned levikupiirid jooksevad seda pidi. Ja kui kalendritähtpäevadest näiteid tuua, siis valisin siin just üleeelse tähtpäeva, see on siis mitte vabariigi aastapäev, üksiti vaid madisepäev ja see on siis 24. veebruar, mis üldiselt taandub traditsioonist nii või teisiti, ükskõik, et me tähistame meile väga olulist tähtpäeva sellel ajal, aga lihtsalt see kombestik kaob traditsioonist ära, sest seda ei ole enam vaja. Ja siin eriti on Saare ja Hiiumaa on traditsioonide rikkad ja siin on näiteks need keelud. Töökeelud, ei tohi nõelatööd teha, ei tohi metsast hagu tuua, ussid rikuvad su laiavilja ära, söövad kapsad ära, mahud tulevad õue, see on siis, kui sa hagusid tood tuppa ja paned sinna oma suure reha ette, siis nad tulevad sul lausa tuppa ka, et see on selline analoogia põhjal kujunenud uskumus igasuguste tegevuste ja tööde keele kohta, tööde keelu kohta ja vanasti oli ketramine, ketrustöö oli naistel väga põhiline töö kevad-talvel ja selleks päevaks, nagu ka mõneks teiseks päevaks on olnud siis nii, et rokid tulid lausa peitu panna, neid ei tohtinud kasutada. Et suvel ei oleks huntisid ja see on huvitav, et see on nüüd Järvamaa erijoon, mida Harjumaal ei ole. Nii et madisepäevaga on üldse selliseid asju, et selliseid uskumusi, mis on Harjumaal puudu ja siis kui hakata nüüd mõtlema, et millest need siis tulevad, kui madisepäev on niivõrd oluline tähtpäev olnud läänepoolses Eestis, siis ilmselt on siin mängus Soome mõju, sellepärast et ka Soomes on Mattias tähtis pühake, tema kohta on ka vanasõnu ja muid samasuguseid uskumusi nagu meilgi. Ja uskumus õmblemise keelust, et sellel päeval ei tohi siis nõele tarvitada, on võrdselt tuntud nii Harjumaal, see on Rapla juuru, Kose kihelkonnas teate, et kui Järvamaal oli Ambla ja siis Koeru, Paide ja Türi kihelkonnad, kui vaadata nüüd meie Eesti Rahvaluule arhiivi rahva kalendrikartoteeke, kust me siis näpuga rida ajasin. Aga Virumaal on ainult mõnes Lääne-Viru kihelkonnas, Haljala, Rakvere ja Simuna, kust on samasugused teated, et see on üks näide sellest, kuidas siis mingisugune uskumus levib ja kusagil siis katkeb ja selle katkemise ja piiride järgi saab siis oma üldistusi ja järeldusi teha, aga muidugi see ei ole kerge asju õigesti paika panna. Ja siis on sellised, et ussile tuleb hing sisse, uss keerab külge, mõeldud on siis seda rästikut, madusid, seda on rohkem Järvamaal kui Harjumaal. Ja siis, et kanadele antakse võtti kätte sellest päevast, võti tähendab see, et nad lastakse juba välja nokkima. Võtme kätte andmine on tegelikult siis kujund ja muude tähtpäevadega samuti ja seda on siis Järvamaal jälle vähem ja on Harjumaal ja Virumaal, et mis pärast Järvamaal seda ei ole, see jääb meil teadmata. Teinekord on põhjuseks ka see, et on liiga vähe kogutud selles piirkonnas. Ja Järvamaa erijoon on üks, see ei ole nüüd madisepäevaga seoses, vaid seoses kevadiste tähtpäevadega on suviste pühadel on lauahüppamise komme ja see on nüüd tõesti levinud niimoodi, et te võite
uhkesti öelda, et see on just selle Järvamaa kandi komme, sest et mujal neid teateid kuigi palju ei ole, võib-olla et nad on ka taandunud, Harjumaa põhjaosas on ka natukene ja Kuusalus on. Ja peale Türi ja Paide kihelkonna on kõikidel, nii et muidugi ei maksa arvata, et selle leviku kohta, et see on ainult Järvamaal, see on Eestis niimoodi, tegelikult on Huupõli topograafilise Nachrichten teoses, see on siis 18. sajandi lõpust, on seda mainitud ja tema teoses Kurlands on pilt sellest, kuidas Saksamaal on see lauahüppamine. See on nüüd niisugune, nagu me võtaksime need lasteaias pandud pikad lauad, üks on ühe laua otsa peal, istub teine teise laua otsa peal ja kiiguvad. Setus nimetatakse sõõkatamiseks ja kiigutakse vastastikku ja kus ta siis lasteaia juures veel ära pole lõhutud või liiga ära hüpatud, siis külanoored seisid seal peal ja teineteises otsas ja hüppasid kordamööda üles, see on natuke ohtlik ka, sest sa võid seal vastu jalgu saada. Aga niimoodi hüpati päevad otsa ja jälle küsimus, et kus see usundiste tähtsus tuleb siis, et milleks seda vaja on. No teiste rahvaste toel me saame ütelda, et kõik need ülespoole liikumised võisid tähendada seda, et millelgi oleks edu, millelgi oleks kasvu, et võib-olla see on ikkagi niisugune kasvumaagiline toiming olnud. Nii et selline komme siis. Siis Järvamaale ulatub see teadmine, et on olemas meil kahed munapühad, see on siis lihavate pühadeks värvitakse mune ja suviste pühadeks samuti. See on olnud siis muistne külvipüha selles tähenduses. Ja see komme ulatub kogu aeg Virumaalt lääne poole, kuni jõuab siis Järvamaale välja. Nii et, aga see, et Uss läheb Urgu, on jälle puhtalt ida-eestiline komme, Uss läheb Urgu Ussi maarjapäeval, see on siis 14. või 8. september ja hõlmab ka Järvamaad ja läheb Põhja-Tartumaale välja. Nii et niisugused nähtused on siin siis nüüd välja valitud, mis jooksevad ühest kui teisest kohast läbi. Kui ma rääkisin siin Muina-Skandinaavia mõjustusi, siis jõulukombestikus on need tõesti kõige rohkem ja seapea söömine jõulutoiduks, praegu meil selleks igas peres küll võimalusi pole ja võib-olla huvisid ka mitte kasutada uuesti, aga siin on selle teadete tuumikana jookseb Järvamaa juurde Lääne-Virumaa, aga Harjumaa on ka vähem, et see on säilinud siin keskmes, võib-olla on säilinud ka sellepärast nii kaua ja püsivalt, et rahvaluule kogumise aegadel on saadud seda väga palju kirja panna, aga sellest oleneb see levikukaart, et siin ei ole olnud liiga palju võõraid mõjusid uuesti peale tungimas, need nad on säilitanud oma selle vana kunagi vastu võetud kombe, kusjuures ümberringi on juba muud ja moodsamad peale tulnud. Siis Lääne-saartel on toomapäev, selline musta tooma äraajamine, tahmatooma äraajamine on Lõuna-Eestis, aga põhjapoolses Eestis õieti, lootepoolses Eestis on siis tahmatooma äraviimise komme. See hakkab Läänemaalt ja Lääne-saartelt peale, läheb Harjumaale, edasi Järvamaale, Türi, Paide, Peetri ja siis taandub ära. Näiteks Juuru kihelkonnas, see on siis Harjumaa kihelkond, Uimetsas on tahmatoomas viidud siis ühest perest teise, tehtud teda reheriietest ja vanadest kaltsudest ja viidi ka tahmane kerise kivituppa ja visati sinna ja see on siis sümboliseerinud kunagi vabanemist kõigest halvast, laiskusest, siis töödega ei ole teistest inimestest maas, suvel, et ikkagi tuleviku peale mõeldakse niimoodi ja pärast sai sellest ilus nali ja tänu sellele, et kombed või usud saab niisuguse ütleme meelelahutusliku funktsiooni, meelelahutusliku tähenduse, ta püsibki siis kaua ja Mahtra külas on nimetatud seda näärisokuks ja on ka nimetatud tondiks, kusjuures tondi nimetus on jälle väga huvitava kujunemisteega selle poolest, et
tontu on ju tegelikult jõulutontu soomlastel see, kes kingitusi toob ja jõulupukki samuti tähendab see sokk. Ja tont on olnud siis Rootsi ja Skandinaavia maade vana sõna niisuguse koduhalda või siis selle kodudes oleva vaimuolendi kohta. Nii et Järvamaa idapiiril on seda nagu Virumaal nimetatud tondiks, aga Virumaal on tegelikult tondi nimetust kannab ka varavedaja ehk kratt, nii et siin on jälle niisugune põiming mitmest kohast, kus see sõna on mängu tulnud. Ja see kratt on siis see, kes vilja toob ja Järvamaal tuntakse seda ka, nii et näeme, kuidas need kultuurimõjud tulevad üks ühelt poolt ja teine teiselt poolt. Nüüd Järvamaa lõunaosas on Lõuna-Eesti mõjuline puuk. Puuk on siis, kui me mõtleme selle puugi peale, keda me üldsesti kaotame metspuugi peale, on see, kes toob piima ja võid ja muud sellist, see on väga tuntav Lõuna-Eesti kandis, kusjuures Põhja-Eesti kratid, see on skätt, on Rootsi laen, on rohkem sellised, kes toovad vilja, teinekord toovad ka raha, sest raha ka ilmsesti vaja. Nii et siin on Eestimaa ühisjooni naaberrahvastega ja omakorda see, mis on olulisem ühes või teises piirkonnas, oleneb suuresti ka sellest, kuivõrd tal on tuge teisest kõrvalpiirkonnast. Ja samas on niisugune huvitav toimimine, et toimib ka antagonistlik niisugune vastassuhene, et teise piirkonna traditsioon ei võta vastu teise piirkonna traditsiooni, sest tal on oma juba olemas. Aga oma olemas ei ole, siis on see üleminek natuke lihtsam. Nii et kultuuri uurijatel on see üheks huviobjektiks, et kuidas see kõik on käinud ja mismoodi see on toimunud. Ja üldisemad on võib-olla Põhja-Eesti kultuurinähtused ja Järvamaa kitsamates piirides võib olla seal nii ühte kui teist, mis tuleb naaberaladelt, aga teisest küljest on ütleme, see Muina-Skandinaavia vana kultuurikihistus on niivõrd tugev ja niivõrd jõuline olnud selle ühise maaviljeluse ajastu aegne just nimelt akraarkultuuriga seoses, nii et selles suhtes kalendri koha pealt tuleks nihutada võib-olla see Järvamaa kese natukene isegi ida poole, tähendab võib-olla isegi Harjumaast rääkimata Järvamaast ida poole. Nii et nagu ma püüdsin nüüd praegu rääkida, on see, et need kultuuride levikud on olnud nii, et ükski rahvas ei suuda ikkagi täiesti oma kultuuri luua isoleeritud teistest, nii et kui me väga hindame oma kultuuri, siis loomulikult on ta seoses ka teiste ümberringi kultuuridega, aga see on omaks võetud ja kohandatud ja sulandatud oma kultuuri, nii et me ei tunne äragi, et on kusagilt mujalt võetud või kusagilt laenata saanud ja seda rikkalikum ta on. Kusjuures nende kultuurimuutuste koha pealt tuleb öelda, et nad ei tohiks olla liiga kiired ja peale selle põhielanikkond peab säilima. See on väga oluline ja just nagu on juba laulik ütelnud, kuni su küla elab elad sina ka. Nii et külade põliselanikud, kes põlvest põlve pärandavad seda tarkust, need on need põhilise maakultuuri kandjad. Ja kui nüüd öeldakse, et aga mispärast ei ole uuritud näiteks linnade rahvakalendrit ja mõtle, kui suur lünk see on, siis ma ütleksin selle peale niimoodi, et kus ei olnud nii tugevaid põhieladusalasid, nagu oli meil maaelanikkonnal. Kalurid on ka sinna juurde kuuluvad kunagised jahimehed, kütja kultuuriga, kelle kultuurist on veel mälestusi olemas. Aga märksa vähem, et linnakultuuris
palju rohkem võtta kui meistrid sepatseilid, kusjuures see oli tegelikult suurtesse linnadesse tulid kõik tsunftidega kaasa ja nendel oli oma kultuur, aga see talurahva kultuuri kuigi palju ei puutunud. Ja näiteks linnade kaudu ehk esimene jõulukuuski on olnud meil Tallinna linnas, Reevali linnas väga varane, võrreldes Riia selle jõulupuuga perifeerias, siis see ei olnud siiski lihtrahva puu, aga lihtrahva sekka tuli see mõisate kaudu ja mõisakoolide kaudu ja selle järgi, et mõisa töötajate lapsed kutsuti jõulupuule ja vaatasid, mis seal siis on. Ja nüüd, kui veel kell ei ole helisenud, ma saan teile veel ette lugeda siit ühest, kuidas Juuru kuimetsas tehtud reheriietest ja vanadest märudest tahma toomas kere topitud õigi täis. Toomapäeval, see on 3 päeva enne jõulut, 21. detsember on toomapäev. Hakatakse tahma toomast kandma ühe pere ukse tagant teise. Keegi ei taha teda jätta oma ukse taha. Niipea, kui leiab tahma tooma, siis viib kohe salaja, viimani sünnib pimedas naabri ukse taha. Nõnda kantakse tahma toomast vana aasta õhtuni, kuhu ta viimaks jääb uue aasta hommikuks. Seal talus rahvas on aasta läbi must. Veavre küla Siimutunu õues olnud kord äkke peal 14 tahma toomast. Nii et see komme pidi olema väga elav sellel ajal. Ja muidugi see oli lõbus tegu, et kui sa saad selle siis ära viia sinna teise peresse. Neil on küsimus suurele ringile, kas me usume seda siis või ei usu, et see niimoodi tegelikult juhtub, aga sellega on ju nii nagu vastlaliu laskmisegi. Me ei kasvata enam lina, aga me ütleme ikka, et kasvaks pikad linad, aga selle all sisemiselt me mõtleme seda, et meil enda läheks hästi, sest see, kui sa ikka liugud teistest ette ja saad kiiremini ja paremini, see annaks sulle tugeva enesetunde. Ja see ongi oluline. Aga mis sai sellest, kui tooma viia kätte saadi, kui ta teed kätte saada, siis silmad tehti tahmaseks, puu topiti kuuevarrukatest läbi ja saadeti sedasi koju. Nii et see on hästi vana karistusviis, mis on vanasti tehtud ja ma arvan, et te paljud olete kuulnud sellest, aga kujutate ette, kuidas on, kui see kuuevarukatest on teivas läbi pandud ja eriti salaküttidega on toimunud niimoodi, et metsavahil pandi siis, kus peale tuli mõisa metsavaht ja nemad küttisid, seal siis pandi puuvarukatest läbi ja lasti ta lahti ja katsus siis läbi metsa minna, sest ju käed on ju laiali. Ja ise kuidagi ennast abistada ei saa, nii et see on tõesti hästi välja mõeldud jutumärkides karistusviis. Nii, ja Raevallast, veel saab lugeda. Raevallast on niimoodi, et jõuluajal puistati ahju jõulu eel ja siis öeldi selle juures, et nüüd viime jõuluks tahma tooma välja. Ja tahmane kerise kivi viidi naabri peresse, kui seal oli ahi veel puistamata, sest enne toomapäeva, kui olid jõulud ees, siis tehti kõik kord majja ja see on see jõulueelne suur puhastus, rituaalne toiming tegelikult ja see on tõmmanud kaasa siis endaga ka mitmesuguseid rahvakombeid ja meelelahutuslikku kombeid, kui käidi perest peresse ja kontrolliti, kas ikka kerisekivid on puhtaks nöhitud. Aga siis oli see niimoodi, et tahmane kerisekivi viidi naabri peresse, kui ahi oli seal veel puistamata ja see tähendas, et nüüd peate tingimata ka oma ahju puistama, meil on juba valmis. Vaidla mõisal oli 2 rehte, kummas rehes enne ahju puistati, siis sealt viidi tahmane kerisekivi teise rehe juurde ja visati sealt sisse. Ja see pidi olema siis see tahma toomas. Ja kivi viia pidi kohe ruttu tagasi jooksma, sest teised muidu oleksid ta kinni võtnud ja teinud silmad tahmaseks. No sellised juhtumid on veel, aga ma arvan, et ma võin lõpetada, et teistel oleks rohkem mahti rääkida. Aitäh kuulmast! Aga siiski on meie tänane... Tahtsin öelda seda, et mulle sobib ka, et me oleme käinud välitöödel Järva Jaanis ja Järva Madises just
spetsiaalselt ja Järvamaa kohamõistendite nägemiseks, need kandid on mulle tõesti väga tuttavad ja mul on hea meel teid kõiki siia näha, et nii kenasti ma ära kuulasin, aitäh!